Akende pesemine on üks igavesti tüütu tegevus, mida mitte keegi teha ei taha, eriti kui kasutada vett ja ära kärtsutad paberit, aga saab palju lihtsamalt. Eriti siis, kui kasutada sellist toodet nagu veetapesu ja tähelepanelikumad televaatajad kindlasti juba tunnevad selle rõdu ära. Olime siin ka märtsikuus kevadel, siis ma tegin veetapesuvahendiga selle aknaruudusid puhtaks ja Andrus, sina lubasid, et kui korra kasutada, siis see vahakiht jääb sinna peale ja isegi mitmeid kuid hiljem on palju lihtsam akent puhastada. Nii, mees, tõesta nüüd oma tõesta nüüd, just. Tõesta, ma tahan näha. Tõestan, mitmed kuud on möödunud, september on kätte jõudnud ja eks aeg on mööda läinud selle ajaga. Vahepeal pestud neid aknaid ei ole millegiga. Oled kindel? Olen kindel, tunnen omanikku hästi. Okay. Et midagi ei ole, et kui kevadel sai siia lastud seda vedelikku nagu päris ohtrasti, siis ma näitan, kuidas see asi käib, et loksutan selle vedeliku ära, sest siin on kaks ainet, siin on puhastusaine ja vahetusaine, millest me oleme ka varem rääkinud, aga igaks juhuks üle. Nüüd ma lasen seda vedelikku, lasen siia lapi peale, pumpan ülesse, lasen mõned surtsud ja vaata nüüd, mõõrun selle sama siit nüüd laiali kergelt. Nüüd keeran lappi teise poole, kuivema nurga. Ja poleerid üle. Ja. Ma mäletan seda, et kevadel oli see ikkagi väga must aknaruut oli see. Mul on meeles, et tookord me küll stopperiga päris täpselt aega ei võtnud, aga no ütleme, tookord kuskil nagu 15 sekundit. No ütleme nii, et kui me poleks siin juttu vahele rääkinud, et no 5 sekundiga oleks selle akna küll puhtaks. Nii, Anna, ma teen siit sellega puhtaks. Aga siis tuletan minagi meelde, kuidas asi käib. Anna selle sulle. Panete siis lapi peale vahendid, ilusti ajate laiali ja soovituslik on üle poleerida siis tegelikult teise täiesti puhta lapiga. Aga kui te olete väga nutikas voltija, siis näete, nagu mina, saate siit selle puhta külle kätte ja tegelikult poleerite üle ja näete täpselt nii kaua selle aknaruudu puhastamine aega võttiski ja kusjuures tõesti, et see ei ole lihtsalt mingi müügimehe jutt, vaid ma tegin oma kodus. Tegelikult tegin kõik aknad selle sama veetapesuvahendiga ja no minu aknad olid ikkagi ka tänavapoolsed, väga palju igast jama oli sinna kogunenud. Ma ei näinud väljagi põhimõtteliselt ja mul läks, ma ei tea, terve korteri tegemiseks, ma arvan, mingi 2 tundi, aga mul ikka pinda kõvasti rohkem. No, kolossaalselt palju ja ma kujutan ette, kui ma oleks pidanud tegema selle nagu vanasti veeämbriga, mingi nuustikuga ja siis veel mingi ajalehtedega või seal kuivatanud möllanud. Ma oleks hulluks läinud. Soovitan sellepärast, et see tõesti toimib. Ja samamoodi ma olen teinud endal ka autoaknad, olen sellega teinud. Autol putukajäänused ja isegi pigiplekid tulevad lahti selle vedelikuga. Samas ütleme hästi õrnasid pindasid nagu prillid, mis on ju 7 kihti on plastikut ja nii edasi. Ta ei sööbita seda pinda, et tal on pH tasakaalus. Ma mõtlegi, et tegelikult, et kuigi ta võtab need satikad võtab kõik lahti, siis tegelikult ei pea kindaid kasutama, et ta on ju tegelikult nahal on ta igati sõbralik. Nii, teiselt poolt jälle tehtud. Jälle korras. Nagu näha, siin ümberringi on igasugust potsikuid, siin on käimas kõvem remonttööde tegemine praegu ja ka remondi tolmu vastu aitab väga hästi see. Lihtsalt jällegi lapi peale ja oma pinnad saate kõik ilusti puhtaks. Ja samamoodi väike meeldetuletus võib-olla kevadesse, siis ajas üks paharets siia kommi selle klaasi peale. Palju parem. Nüüd ikka näeb ka, kes peeglist vastu vaatab. Kuid ega ainult peeglid ja klaasid ei ole siis see, kus seda kasutada võib, vaid väga vabalt võib ka minna siis oma, ma ei tea, nutiseadmetele ligi, on ju. Arvutiekraanid, telekaekraanid, ütleme siis tahvelarvutid, kõik teised nutiseadmed. Et seal ju rasvase näpuga ikka, lähed peale, päiksega ei paista asi läbi. Tee see ükskord veetapesuga puhtaks ja ütleme siis sedasi, et kiiresti teed käigu pealt särgiveerega teed oma ekraani puhtaks. Et ütleme lühidalt, et kodulehel on meil klientid tagasid, et seal on nagu seda kõike nagu nii palju ja nii huvitavat, aga mis mul meelde tuli, üks klient kirjutas nii hästi. Tead sa, ostsin selle toote, tegin oma prilliklaasid puhtaks ja mul on tunne, et mul ei ole prillidel enam klaase ees. Ja üks teine asi oli veel, et akendega seoses, et üks naisterahvas hästi toredalt kirjutas, et tal on üpris suur maja on, kus on tohutult palju klaaspindasid ja ta ütles niimoodi, et kui ta ennem võttis selle aastas korra kätte selle akendepesu või ma ei tea, kui tihedalt ta seda tegi küll, aga ta ütles niimoodi, et ta läks terve päev selle peale. Seda ma usun, see on jube kaua võtab see aega. Ja, aga nüüd veetapesuga oli ta selle paari tunniga puhtaks saanud. Et nagu nii see ongi täpselt. Kasutage oma aega mõistlikult, ärge kulutage seda akendepesule, vaid tehke kiirelt ära, sõuvate päeva jooksul ka midagi muud teha. Elus on ilusamaid asju ka, kui küürimine, nühkimine. Et vaata, veetapesuga on see asi ka, et näiteks selline lakitud mööbel, kui on siuke tume kõrgläikega mööbel, need näpuhääled, väiksed lapsed majas, nad määrivad ära ja need plekid jäävad nagu ilgelt, hästi näha selgelt. Vaata, veetapesuga võtab need plekid ilusti maha. Sellised väiksemad, väga mugavad komplektid on saadav näiteks pereoptika poodides, neid on üle Eesti tervelt 35, aga tasub osta teinekord ikkagi see suurem, sest milliliitri hind tuleb ju odavam, aga sellisel juhul peate pöörduma
aadressile www.veetapesu.ee. Valik on teie, head puhastamist!